tere, kallid Ülle Puumaalide kanali jälgijad. Maalidest ma olen väga vähe viimasel ajal üles pannud, ju ma olen natukene nagu laisaks läinud selle poole pealt. Aga kuuenergiad jällegi ma postitan teile väikese video, kuidas mina tunnetan ja näen kuuenergiaid. Jällegi abiks on Zen ja Rider White tarokaardid. Ja praeguse seisuga mulle tundub, et igas halvas on midagi head, sest kui Zen taro kaarte vaadata, siis siin on skisofreenia kaart, mis ongi kahe halva vahel põhimõtteliselt, või see mõistuse kaart, mis ajab ju peas puhta hulluks, ja teistpidi on kaks väga sellist positiivset kaarti ja perekaart siin et hästi siuke kaksipidine. Ja siit sellest joonistubki välja duaalsus, must ja valge, pimedus ja valgus, perekond ja samamoodi ka eraklikkus või üksi olemine. Või siis ka vaen või rahu ja igal asjal on kaks külge ja veel rohkem erinevate inimeste vaatenurkasid. Ja see võibki olla täiesti segadusse ajav. Ja seetõttu võidakse ka väga kergesti muuta otsuseid või siis vastupidi, hoitakse väga kinnisidest 10 küünega kinni, nagu siin mõistuse kaardil on samamoodi. Ja ka, et vaatenurkades siin ka peab ju nii varvastega kui küüntega kinni hoidma, et mitte alla kukkuda. Siin ei teagi, kas see kukkumine on halb või see kukkumine on hea. Jällegi duaalsus. Et siis kinnisideedest kinni hoidmine. Aga mina soovitaks pigem nagu avatud meelt ja minge nagu pigem muutustega kaasa. Et muidu võibki see mõistus ja mõte ja skisofreenilisus nagu hulluks ajada. Ja olgegi valmis mis tahes muutusteks, sest see surmakaart siin samamoodi on transformatsiooni ja muutuste kaart, mis lihtsalt ütleb, et sellel kuul saavadki mingid asjad oma kindla konkreetse lõpu ja samamoodi hakkavad vaikselt muutuma mõttemustrid. Mõistus on ju mõttemustrid, inimeste paradigmad, mõttemustrid, mingisugused uskumused, mis on sinu sisse nagu kinni jäänud. Ja see surmakaart lihtsalt ütleb, et see lõpetab seda protsessi, et inimeste mõtlemine hakkab vaikselt nagu muutuma. Siis ja kõiksugused põhimõtetega inimesed väärivad nagu kindlasti lugupidamist. Samuti sellist sihikindel tegutsemine. Või siis väärib lugupidamist ka õpihimuline avatud meelega hoopis vastuvoolu ujuja. Et see on see, et ei hoia milleski kinni, et aga tal on omad põhimõtted ja ujubki massist eemale ja ujubki vastuvoolu. Inimesed võivad olla ka kriitiliselt iseenda ja teiste vastu, samamoodi see mõistuse kaart seda räägib. Ja võivadki toimuda sellel kuul ootamatud muutused, pöörded, aga et võivad olla ka suurenenud sellised traumade ohud, õnnetuste oht. Aga põhiline et sellist, et olge kohanemisvõimeline ja ära löö põnnama, kui mugavustsoonist pead välja astuma. Ja aeg ongi selline, kus muuta oma suhtumist, mõtlemist heatahtlikumaks, heasoovlikumaks. Ja seetõttu muutuvad ka su elu tulemused. Ja valguse poole olijad leiavad nagu võluväel ühise keele, toimub ühinemisi ja koostööde algusi. On oodata üllatavaid juhtumisi, ootamatuid kohtumisi või armumisi, imelisi pääsemisi,
erilisi tähendusrikkaid unenägusid, ettenägemisi ja ettetundmisi. Peresuhted, sõprus, kodu ja töö, kõik on kaitsemärgi all. Saavutad vaimsel kui ka materiaalsel tasandil selle, mida soovid. Seega olge oma mõtete ja soovidega ettevaatlikud, sest ka negatiivsed mõtted täituvad ja seda võib-olla mitte nii tavapärasel, vaid pigem niisugusel ootamatul, riukalikul moel. Enesealetsus, terve maailma süüdistamine ning teistega manipuleerimine ja oma ego rahuldamiseks. Seda ma küll ütlen, et püüa kõrvale jätta see. Ja sest väga kiiresti pannakse sind ikkagi pannakse sind paika, näidatakse koht kätte või saad samasuguse käitumise osaliseks, nagu teistele oled pakkunud. Jah. Hea aeg on müüa ka kinnisvara, soetada kodu või sõiduvahendeid abiellumiseks, sest perekaart on ikkagi olemas. Siis on ka abieluks ja igasugusteks pereüritusteks, aga ka väga tõsine kodu või see töökaart on siin oma oskuste teadmiste täiendamised. Et samamoodi soosib see august siis ikkagi paika panna, kuidas oma karjääri edasi edendada, kuidas midagi müüa, näiteks mingisuguste strateegiate paikapanek ja samamoodi, et millal ja mida siis tasuks nagu õppida, et saadagi oma ala spetsialistiks. Ja igasuguste liitude sõlmimiseks on ka see august nagu väga hea kuu. Siis töö poole pealt igaüks, kes teeb oma tööd hingega, on lugupidamist väärt. Ükskõik, mis teised ütlevad või arvavad selle ameti või töö kohta. Ja siis teadvusta endale, et sinu töö on oluline ning pea meeles, et seeläbi ka see tulu, mida sa saad, et ka see on, tulu on nii või nii, tasu on niikuinii oluline, et pea lihtsalt iseendast lugu. Lugupidamine enda ja teiste vastu ongi see oluline märksõna. Sest igaüks tahab, et teda väärtustataks, märgataks ja ka kõnetataks, mitte ei kõnnitaks mööda nagu tühjast kohast. Aga kui sa ei näe mingisugust mõtet, kui see mõistus ajab sind hulluks, surmakaart, siis lõpeta see töö. Et või hakka plaanima, et millist tööd sa siis tegelikult nagu tahad teha, et selle asemel, et kiruda siis iseennast, tööandjat, oma ümbritsevat eluolu on ja hakka hoidmagi silmad kõrvad lahti, vaata, kus sa saad täiendada oma oskusi, teadmisi, kasuta ära kõiksuguseid nagu võimalusi ja ole seda tehes ise aktiivne. Et ka tavalistes asjades ja tavalistes nagu see tavalisus, et tavalisus on praegusel juhul siuke õnn on ja, et see ei nõua ebatavalisi pingutusi ega ebatavalisi vaatenurkasid, vaid täiesti tavalised igapäevased tegevused viivad sind sinnamaani, kus sa tahad lõppkokkuvõttes jõuda, aga et initsiatiiv, kui selline peab tulema sinult endalt või kas või õppimiseks, et see initsiatiiv peab tulema sinult endalt. Ja otsigi, hoia silmad lahti iga töö suhtes. Ja vaata, et ega sa ei ole liigselt takerdunud oma mõtetesse, sest sinu mõistus on see, mis sind tupikusse on ajanud ja ajab ka edaspidi. Ja sinu mõistus on see, mis samamoodi aitab sind sellest tupikust välja. Just. Suhete poole pealt võtagi tõsisem, küpsem hoiak. Sest kui on perekaart ja surmakaart siin nagu kõrvuti ja siin ka veel seal kahe vahel olemise ja mõistus ka siin juures, et siis võibki ka suhteid siin hullutada vahepeal.
Aga et kui sinu suhtumine ongi nagu tõsisem, küpsem ja sa ei käitu nagu väike laps või jonniv laps on ja siis on kõik hästi. Ja hea aeg ongi jagu saada oma suhetest, vanadest probleemidest ja see tähendab, et oma suhtumise muutmisega on võimalik elada ise õnnelikumalt ja lasta ka teisel elada. Et jätke kõrvale selline manipulatsiooni, erinevad hallid varjundid ja tulge päevavalguse kätte. Tulge päevavalguse kätte, jah, või küünlavalguse kätte. Ja mõelge enda jaoks asjad selgeks. Ja märgake rohkem isegi, et mis tooniga te räägite, mis intonatsiooniga, milliseid sõnu kasutate. Et kuidas teist siis saab tõlgendada või kuidas teist saab siis aru saada. Ja ootamatusi võib siingi ette tulla ja seega suhtes olijad, kes kõnnivad siin suvel õhukesel jääl, siis läbi kukkumise oht on reaalne. Et noh, ega keegi sulle garantiid ei anna, et kui sa astud suhtesse või abiellud, elad kellegagi koos või asud kuskile tööle või õppima, ega sulle tegelikult keegi garantiid ei anna. Et sa võtadki need riskid ja lähedki heas usus. Nii, vallalistel on ootamatud võimalusid suhet alustada. Armastus võib hiilida siin samas nurga taga, aga mis nägu ja tegu ta on samuti üllatus. Oska lihtsalt taibata ja märgata. Siis tervise poole pealt on vanad head traditsioonilised haigused. Nagu ma siis eelnevalt ka ütlesin, et võib-olla ka sellised suureneb traumade ja vigastuste oht. Aga et kui kasutada ära ikkagi selliseid turvavahendeid ja turvalisus silmas pidada, siis ei ole hullu midagi. Sest siin on traumade oht, et sa kukud siit alla, mõistuse oht, et sa tekitab see stressi. Kui sa ei kasuta, kui sa oled oma ala spetsialist ja sa ei võta kasutusele turvameetmeid, siis võib olla selliseid haigusi. Et surmakaart on iseenesest selline, mis ei tõota siukest päris surma, aga inimesed ikka ju lahkuvad parimatele jahimaadele oma loomulikku rada pidi, et praeguse seisuga on ikka maa peal veel niimoodi, et on elu ja on surm. Et nad käivad käsikäes ja surm on elu üks osa. Ja see on loomulik asjade kulg. Aga et millal see tuleb, igal ühel oma aeg ja oma koht. Ja see kogemise kaart mul oli siin peidus, et sa kogeksid sügavamalt igat hetke, igat momenti. Mõistus tahab leida neid miksisid, kuisid, tekitab identiteedikriisi, aga kogemine, et kuidas sa koged mingisugust hetke või šokolaaditükkigi, kuidas see sulab sul suus või kui sa kallistad puud, mis tunne sul on või sa lamad muru peal või vaatad, kui sipelgas jookseb sealt murust, et kuidas sa seda nagu kõike koged. Et see on see kogemise moment, sellesse hetkesse minemine, tunnetamine ja tundmine, et mõistus on välja lülitatud hoopis ja mõistus ei saa siis enam hulluks ajada. Ja. Aga tegelikult tahtsin ju tervise koha pealt veel öelda, et võib-olla sellised keha kipub minema siis need peavalud, keha kipub minema pingesse ja pingestatud olukorda. Aga selline sai siis siuke lühikokkuvõte. Lühikokkuvõte sellest augustist. Ja mõnusat nautimist. Ja kui teile meeldib see, mis ma kuude kohta siin räägin,
või mingid nüansid, mis kõnetavad teid, võite ikka like siia alla panna. Ja olen ikka teie jaoks olemas. Kena suve jätku!